tahan siin kõnetoolis väljendada oma muret selle üle, kuidas Eesti Vabariik käitub silmakirjalikult. Ja käitub silmakirjalikult kommunismi orjuses vaevleva Kuuba rahva suhtes, aga silmakirjalikult ka oma rahva suhtes, arvestades seda ehmatavat uudist, mille me äsja saime. Nimelt Eesti riigi osalusel asutatud E-riigi Akadeemia on kuulutanud hiljuti välja 441 000 euro suuruse hanke, mille eesmärk on arendada Kuuba digiriiki. E-riigi Akadeemia selgituste kohaselt on projekti eesmärk Kuuba maksuameti, riiklike registrite, statistikasüsteemide ning avalike digiteenuste arendamine. Arvestades Kuuba riigikorraldust ja julgeolekuasutuste keskset rolli, siis on põhjendatud kahtlus, et selline tehniline ja digitaalne abi võimendab repressiivse režiimi kontrolli ja jälgimisvõimekust, mitte ei teeni demokraatia ega inimõiguste edendamise eesmärke. Kuuba on ühe partei süsteemiga kommunistlik diktatuur, üks viimaseid, mis on sellest mõrvarlikust kommunistlikust süsteemist püsti jäänud, mida juhib Kuuba kommunistliku partei keskkomitee esimene sekretär. Kuuba režiim on tuntud süstemaatiliste ulatuslike inimõiguste rikkumiste poolest. Hulk poliitvange on siiamaani Kuubal. Ja muidugi on Kuuba üks Venemaa ustavamaid toetajaid Ukraina vastases agressioonis. Sealhulgas on Kuubast läinud väga suur hulk palgasõdureid võitlema Putini režiimi poolel. Nii et see on mõistatuslik, et meie ametnikud ei ole märganud sellist ränka vastuolu. Aga siiski on võimalus praegugi panna pidur peale sellistele protsessidele. See küll on Euroopa Liidu projekt, aga me oleme ka Euroopa Liidu osa ja me ei pea siis kaasa kiitma projektidele, mis toetavad Põhja-Koread või ma ei tea, seltsimees Xi jälgimisvõimekuse arendamist Hiinas ja sellist antud juhul Kuuba kommunistliku režiimi toetamist. Sest vaatame, mida siis toetatakse. Kuuba maksuameti paremat toimimist. Kas selleks, et Kuuba julgeolekuaparaat saaks paremini raha kätte kodanikelt, et Kuuba armee saaks paremini raha kätte, et küll on ikka kummalised tegemised. Ja see viitab ka laiemalt meie arenguabi viltu minekule, sest on ka teisi selliseid riike, näiteks Aafrikas, kuhu Eesti maksumaksja ressursse kanditakse, mis lähevad sõna otseses mõttes üdini korruptiivsete režiimide nuumamiseks, kes selle raha, mida meile neile anname, hoiavad kokku näiteks oma julgeolekuaparaadi või sõjaväe töös hoidmiseks või lihtsalt oma villade ülevalpidamiseks korruptiivse eliidi poolt. Aitäh!